Nii, tere kõigile, kell on saanud 3 ja mina olen Elin Mandel ja räägin teile siis täna tehisintellektist ehk tehisarust natukene. Ma näen, et mõned inimesed on kohale jõudnud, mõned inimesed on veel puudu, aga kuna koolitus kestab ainult 45 minutit, teemasid on palju, juttu on palju, siis ma tegelikult ei jääks kedagi ootama. Ma saadan peale koolitust ka loodetavasti kõigile salvestuse lingi, et siis saate teinekord uuesti vaadata, tagasi pöörduda selle juurde ja need, kes hiljem tulevad, siis saavad ka algust vaadata. Aga hakkame siis pihta, et tegemist on tehisintellekti baastaseme koolitusega ja hakkame siis täiesti algusest pihta. Ehk kõigepealt räägime veel tänase plaani läbi, et üks täna kõige lähedamaid tööriistu minu meelest on NanoBanana, mis siis suudab luua selliseid pilte. Ja ma otsustasin ka ühe selle pildi siia ette panna, et kellel on võib-olla lapsed tahavad aardekaarte teha, et siis ma arvan, et see on üks väga äge asi, mida kasutada. Aga täna siis kõigepealt tegin juba sissejuhatuse ära. Räägime natukene mõistetest, räägime natukene turvalisusest ja siis räägime erinevatest tööriistadest ja kuidas siis tegelikult neid prompte anda ja kuidas kirjutada. Ja loodetavasti lõpuks lähete siis sellise ilusa kuldse tööriistakastiga minema ja saate vähemalt mõned uued teadmised endale kaasa võtta. Kui teil on küsimusi, siis küsige neid palun chatis ja ma loodan, et ma jõuan koolituse lõpus nendele vastata. Kui ma ei jõua neile vastata koolituse lõpus, siis ma saadan hiljem need vastused emailiga teile kõigile lugemiseks. Kindlasti saavad kõik küsimused vastata, aga ma kardan, et ma siin jutu käigus ei jõua neid ükshaaval vaadata. Nii, aga asume siis mõistete juurde. Et tehisintellektist ja AI-st ja tehisarust on heal lapsel mitu nime, on viimasel ajal hästi palju juttu olnud, aga ma ei ole kindel, et kõik jutt alati tõsi on, et kõik kiidavad oma mudeleid ja iga nädal vast tuleb uus mudel välja ja väga keeruline on selle kõigega siis sammu pidada ja vahel tekib tunne, et võib-olla kaod ise sinna ära, et siis mina soovitan proovida mudeleid, sest lõpuks hakkab sulle üks meeldima ja siis ei olegi tegelikult oluline, kui tuleb mõni võib-olla parem või kavalam mudel välja, et kasutad ikka seda, mis on sinu lemmik. Aga mõistete juurde siis kõigepealt alustame kõige väiksemast ehk siis suured keelemudelid. Need on, suur keelemudel suudab töödelda ainult teksti, ehk siis tegemist on tehisintellektiga, mis ainult räägib sinuga juttu, et ta teeb semantilist analüüsi, siis keelelist analüüsi ja ta ei oska suurt midagi muud teha. Tal on küll ka need mõtlemisvõimed, nii-öelda reasoning, aga just selles mõttes, et ta ei suuda luua ei pilte ega videosid. Siis kui minna siit natukene suuremaks, tuleb juba generatiivne tehisintellekt ette. Ja siin olen välja toonud näiteks Notebook LMi Veo 3, mis on siis videotöötlus tehisintellekt ja NanoBanana Google'i oma ehk siis kõige uuem pilditöötlusmasin, mis siis kõik tegelikult baseeruvad suurtel keelemudelitel, tihtipeale isegi mitmel, mida on siis mingil moel töödeldud ja selle tulemusena on saadud siis mingisugune spetsiifiline mudel, mis oskab mingit konkreetset asja teha. Ja veel suuremaks sellest minnes on siis tegu tehisintellektiga, ehk siis sinna alla juba kuuluvad ka kõik targad tootmisliinid, kodurobotid ja kõik muud sarnased asjad. Ja veel üks mõiste, mis ma tahtsin kõigile välja tuua, et kui me räägime promptidest, siis prompt eesti keeles tegelikult on lihtsalt kasutaja käsklus tehisarule. Et oleme hästi harjunud seda kasutama promptiga, aga võib ka eesti keeles rääkida.
Nii, ja nüüd ma natukene peatuks ka selle peale, kuidas tehisaru siis tegelikult töötab. Kõigepealt pannakse sinna tehisaru loomisesse sisse hunnik treeningandmeid, need on siis kõik vabalt internetis saadaval olevad andmed ja lisaks veel näiteks Eestist minu teada saatnud suurematele keelemudelitele nii õigekeelsussõnaraamatu ehk siis täna ma arvan, et sõnaveebi mingisuguse ligipääsu ja lisaks ka Riigi Teataja kõik andmed, et tegelikult riigid ka ise hästi palju töötavad selle nimel, et saaks oma andmed sinna mudelitesse ja teha seda koostööd, et need oleksid ka meile kättesaadavad ja kasutatavad, nii nagu kogu ülejäänud maailm neid kasutab. Ja nüüd, kui kasutaja siis küsib selle tehisaru käest küsimuse, näiteks kus istub kass, siis kuna tehisaru on mudel, mis töötab tõenäosusel, siis kui tema sisendandmetes on kirjas, et 80% ajast kass istub voodil ja 20% ajast istub ta laual ja kui kasutaja ei ole oma küsimust täpsustanud, siis ta vastabki teile, kass istub voodil. Ehk siis tegemist on masinatega, tegemist ei ole ise mõtlevate olenditega ja nad töötavad tõenäosuse peale. Seda on alati hea meeles pidada, kui prompte kirjutad, midagi jätad ise lisamata ja siis pärast avastad, et oi, et see ei olnudki see vastus, mida ma ootasin üldse. Ja nüüd on veel kaks asja, mis ma tahaksin välja tuua, et mudelitel, kui mudel ei tea vastust, siis ta hallutsineerib. Ja mudelid hallutsineerivad numbritega. Neile meeldib hallutsineerida kõikvõimalike tulpadega. Näiteks ennem Nanobananat ei olnud meil mudelit, mis suudaks kirjutada pildi peale reaalset teksti, sellist nagu kasutaja soovis. Nüüd paar päeva tagasi tuli just välja ChatGPT'l oma pildiloomismudel. Ja kuigi nad suutsid ka järgi teha selle tekstiloomisvõimekuse, jäi neil näiteks matemaatiline pool vajaka, sest viimast inimesed, kes on testinud, need ütlevad, et näiteks kui ma tahan esitlusse luua graafikut, siis uus ChatGPT mudel ei suuda neid tulpasid sinna graafikule luua nagu päris eluga vastavuses. Ehk siis nendel mudelitel on komme väga palju just numbriliselt hallutsineerida. Alati kontrollige kõiki andmeid, mis te sealt saate, eriti kui te tahate need kuskile edasi saata, kui te tahate neid kellegiga jagada või kui te tahate selle pealt mingeid otsuseid teha. Et see faktiline korrektsus ei ole meil täna 100% hea nendel mudelitel, selle kallal töötatakse hästi palju, see läheb aina paremaks, aga nii kahjuks on, et internet on igasuguseid asju täis ja sealt see tehisintellekt ka oma infot võtab. Ja teine asi, mis ma tahaksin veel ennem välja tuua, kui me edasi lähme, on, et hoidke oma vestlused lühikesed. Kui te nüüd saate oma selle hea prompti kokku ja te saate sealt selle vastuse, mis teile sobib, siis võtke see vastus ja kopeerige ja pange see kuskile endale ära. Võib-olla te teete seal veel väikseid muudatusi, aga ütleme, et kui see on, et te tahate turundusplaani luua, suure tõenäosusega see plaan koosneb mitmest sammust ja hakake siis selle tehisintellektiga ükshaaval enda andmetest neid samme läbi võtma. Kui te kasutate ühte akent järjepidevalt, siis see aken läheb hästi suureks ja öeldakse, et mudelitel on siis konteksti akna piir, et see ongi see piir, et mingi hetk ta ei suuda enam sinna tagasi minna, teie ise ei saa sinna enam kerida normaalselt tagasi, te ei saa neid vastuseid vaadata ja sisuliselt on kogu töö luhta läinud ja te peate uuesti alustama. Et hoidke oma vestlused lühikesed ja kui te saate selle vastuse juba kätte, siis salvestage see endale kuskile dokumentidesse ära või veel parem, paluge tehisintellektil teha endale kokkuvõte, mil juba faili näol ja andagi teile fail, mida te saate ise parandada, aga mille te saate ka endale kuskile kausta salvestada. Nüüd järgmine teema, millel ma tahaksin peatuda põgusalt, aga mis on väga oluline, on turvalisus. Ehk siis
kõige tähtsam, kui teenus on tasuta, siis oled sina ja sinu andmed toode. Ehk siis, kuna ma olen ise neid treeningandmeid näinud ja neid hinnanud, siis ütlen ausalt, täpselt neid andmeid kasutataksegi mudelite treenimisel ja siis nende nii-öelda kontrollimisel. Ja teine asi, kui te panete sinna oma superhead äriideed, siis te tegelikult kunagi ei tea, millal või kust need vestlused võivad avalikuks tulla või ühesõnaga kasutatakse võib-olla teie head äriideed järgmise mudeli treenimiseks ja siis soovitatakse seda kõigile kasutajatele. Ei ole ilmselt kõige parem lahendus. Aga ma korraks näitan teile nüüd, kust kohast seda siis teha saab. See on enamikel mudelitel enam-vähem ühtemoodi, välja arvatud siis Google'i tööriistad, et näiteks Notebook LM ja Gemini Google'i AI Studios, nendel siis tuleb juba Google'i sätetest välja lülitada andmete kogumine, aga üldiselt saab seda teha kuskil siin, kuidas me kasutame teie andmeid, how we use your data, how we protect your data. Nii, võt siin. Help improve Claude, ehk siis kas ma soovin, et minu andmeid kasutatakse cloudi treenimiseks ja võtke see paar minutit, vaadake oma tehisintellekti mudelitel ja muudel asjadel seaded üle, kaasa arvatud ka näiteks LinkedIn, et kas te tahate tegelikult, et teie siis vestlusi või teie postitusi või teie andmeid kasutatakse mudelite treenimiseks, et paratamatult igast asju võib juhtuda. Teine asi, mis veel, kui te nüüd teete tööd ja kasutate tehisintellekti, et siis kindlasti, kui teil on seal nimed, kui seal on ettevõtted, isegi kui seal on mingid linnad või mingid sellised asjad, asendage need kohahoidjatega. Ehk siis kas töötaja A, linn A, mis iganes see on, et samamoodi ei ole vaja, et need andmed kuskile jooksu läheksid, et turvalisus enne kõike. Nii, aga asume siis teema juurde, et esimesena ma tõin siia välja suured keelemudelid, nagu ma enne näitasin, see on siis kõige väiksem ring, ehk siis need mudelid, mis iseenesest ainult üksikuna suudavad töödelda ainult teksti. Et me teame, et Gemini kõrval on olemas Nano Banana, mis tegelikult suudab teha pilte, aga Gemini ise on siis see mudel, mis suudab ainult teksti töödelda. Nendest kaks siis tuntumat ja tavalisemat on ChatGPT ja Gemini, mida me ilmselt kõik teame, oleme kuulnud kuskilt. Need on universaalsed tööriistad. Kui te ei ole kumbagi proovinud, alustage ühest, proovige mõlemad, proovige, kas või võrrelge neid, tehke mingit tööd 2 nädalat sellega, mingit asja ja siis proovige teisega, vastandage neid omavahel, et leiate oma lemmiku, et minu jaoks on lemmikuks saanud Gemini, siis lihtsal põhjusel, et Google'i AI Studios on see tasuta ja ma olen seda juba kasutanud nii kaua, kui ta on olnud seal, et minu meelest väga mõnus, väga mugav tööriist, soovitan kõigile ja ChatGPT ma samamoodi kasutan küll tihtipeale siis, kui on see klientidel siis tööriista portfellis, aga kasutan ka enda töös mingid teatud hetkedel, kui ma tahan vastandada, et kui ma olen saanud ühe mudeli käest mingi vastuse, siis ma tahan, et teine võib-olla kontrolliks seda või ma tahan, et ta kritiseeriks seda või leiaks need augud üles, mille peale ma ise ei oska tulla või ei oska küsida. Nüüd üks mudel veel, mis ma siia välja olen toonud, on Claude, mille just turvalisuse andmete kogumise mahavõtmist me ka just vaatasime. Ja Claude on super hea masin koodi kirjutamiseks. Tema on nüüd see, kelle käest, et te võite anda talle Exceli faili, paluda tal selle mingit moodi seda töödelda ja ta annab teile Exceli faili tagasi ja suure tõenäosusega see töötlus on siuke 80-90% õige. Temal on kõige rohkem seda numbrilist võimekust ja öeldakse, et ta oskab ka häid inglisekeelseid tekste kirjutada ja lugusid jutustada. Mina ise ei ole seda saanud veel proovida, aga
või ei ole võib-olla põhjust olnud proovida, aga soovitan, et kui kellelgi on vaja, et siis Claude võiks olla see, kellega inglisekeelseid tekste võiks proovida kirjutada. Ja neljandaks olen siia välja toonud Groki. Grok kuulub siis XAI-le, mis on endise Twitteri praeguse X-i omaniku Elon Muski oma samamoodi. Ja miks Grok on eriline, on see, et tal on ligipääs Twitteri reaalaja andmetele. Et kui sa küsid ChatGPT käest, et mis on sinu andmete nii-öelda cut-off date, ehk siis mis hetkest sinu andmed lõppesid. Ma just eile küsisin, ChatGPT ütles, et tema andmed lõppesid 2025 augustiga. Ehk siis kõik, mis juhtus peale seda, tema ei tea, mis juhtus. Nüüd Grok seevastu teab kõike, mis juhtus, lisaks sellele, et ta suudab ära tunda trende. Kui teil on vaja teha turuanalüüsi, teil on vaja teha kliendi analüüsi, te tahate kirjutada artikleid, te ei tea, mis teemal kirjutada, teil on võib-olla 3, 4, 5 erinevat teemat, andke Grokile, las ta analüüsib ära, mis nendest on kõige trendikam praegu, et näeb neid Twitteri andmeid või X-i andmeid, inimesed avaldavad seal arvamust, see on selles mõttes hästi hea koht, kus saada neid nippe ja trikke, et mis inimesi praegu huvitab ja mida neile pakkuda võiks. Ja edasi on siis generatiivsed tehisarumudelid siin slaidil. Kõigepealt eelmise slaidi kohta, miks ei olnud seal Copilotit. Copilot on olemas suuremates ettevõtetes, on seal olemas ChatGPT, ehk siis kui sa kasutad seda ettevõtte Copilotit, siis sa tegelikult saad seal selle mudeli valida endale ja valida sinna ChatGPT. Kui sul ei ole nüüd seda suure ettevõtte paketti, siis minu hinnangul ei ole Copiloti mitte kasutamisest sa mitte millestki ilma jäänud. Ehk siis, kui sa oled kasutanud siiamaani Gemini, ChatGPT, kasuta neid edasi. Copilot on veel umbes oma vastustega kuskil pool aastat kuni 9 kuud maas teistest mudelitest. Tal on väga hea ühilduvus ettevõtte siseste andmete haldamiseks, aga ütleme keelemudelina ta jääb natukene teistele alla. Aga nii, tagasi siis generatiivsete tehisintellektide juurde ja siin olen ma 4 tükki välja toonud, mõnest juba natukene enne ka rääkisime, et esimene on Perplexity. Perplexity on väga hea, kui sul on vaja teha teadustööd või sul on vaja teha mingit tööd, kuhu sul on vaja teaduslikku informatsiooni, ehk siis mingeid teaduslikke analüüse või kirjutad mingisugust projekti näiteks, et tihtipeale on sul selliseid andmeid just siis vaja ja Perplexity aitab sul need üles leida, et tal on ligipääs siis teaduslikele allikatele ja need tal on ligipääs teaduslikele allikatele, aga üks oluline asi, mis ma olen tema puhul avastanud, et kui te nüüd midagi sealt kasutada, sellest vastusest tahate, siis kindlasti kontrollige seda allikat. Ta annab alati allika viite juurde. Minge sinna reaalselt allika kodulehele, vaadake, kus see allikas on tulnud, kas see on päriselt teaduslik allikas, seepärast, et Perplexity tulekuga seoses juhtus ka selline asi, et tekkis hästi palju lehekülgi, mis väidavad ennast olema teaduslike artiklite leheküljed ja sinna on riputatud üles ka hunnik artikleid, aga kahjuks need tegelikult reaalselt ei ole teaduslikud artiklid, et alati kontrollige seda allikat ja vaadake, et kas ikkagi tegu on päriselt teadusliku artikliga ennemgi, kui te seda kuskil kasutate. Aga ütleme nii, et kui on vaja kirjutada lõputööd või mis iganes muud tööd, kus läheb teaduslikke allikaid vaja, siis Perplexity on super hea tööriist nende leidmiseks, erinevate vaatenurkade analüüsimiseks. Samamoodi tema abil on tänu sellele, et ta saab teaduslikele allikatele ligi, on väga hea teha täpselt seda sama turuanalüüsi. Et sa saad sealt natukene teistsuguse vaate, kui sa said Grokilt, sest et tegemist on siis nagu selle teadusliku poolega, aga ikkagi, et
ta annab juurde just selle kliendi analüüsi või ütleme siis nagu persona loomisele ja sinna osasse, et on väga hea tööriist selle jaoks. Siis räägiks natukene Notebook LM-ist. Notebook LM on siis selline tööriist, kus sul ei ole, kus tema ei saa ligi välistele andmetele. Tema saabki ligi ainult nendele andmetele, mis sina oled talle andnud. Et näiteks mina kasutan seda väga tihti, et kui mul on kui vanasti ma vaatasin YouTube'ist videosid, et kui ma tahtsin, ma ei tea, arvutis midagi puhastada või mida iganes teha, vaatasid video ära, panid seal vahepeal seisma, vaatasid nii, vajutasid need oma nupud ära ja siis jälle vaatasid edasi, sest nüüd seda ma enam ei tee. Ma võtan selle video lingi ja panen selle Notebook LM-i ja võtan sealt välja ja siis küsin selle assistendi käest, et palun tee mulle samm-sammuline juhend selle asja tegemiseks. Siis ma saan sellise juhendi, kus ma ei pea panema videot seisma, ma ei pea kedagi vahepeal kuulama, vaatama siia ja sinna, vaid ma lihtsalt vaatangi oma samm-sammulist tekstilist juhendit ja teen rahulikult omas tempos need sammud ära. Mis on veel äge Notebook LM-i puhul, et ta on väga hea tööriist sisuloojatele, aga seda peamiselt sellepärast, et sa saad seal kohe luua valmis juba mingisugust sisu. Selle jaoks peab väga hästi promptima oskama, et kuidas tast seda sisu kätte saada. Aga ütleme, et tavakasutajana ma ikkagi võtan Perplexitist need teaduslikud artiklid, laen need alla, mis mulle kasulikud olid ja panen need Notebook LM-i ja seal on Discovery nupp. Vajutan Discovery nuppu, ta otsib mulle veel lisaallikaid. Ma vaatan need allikad ka veel üle, vaatan, mis mulle sobib, võib-olla mõned ma lisan enda allikate juurde ja siis ma võin kogu selle andmebaasi dokumentide pealt küsida mingeid küsimusi. Ehk siis mul tekib nagu enda andmebaas, et samamoodi me võiksime sinna panna ka kõik enda tööriist kasutusjuhendid või mingid hooldusjuhendid, et sa saad alati, et sa ei pea lappama juhendit, vaid sa küsid, et mul läks masin nüüd katki ja veakood on 4, et mis ma nüüd tegema pean. Ja siis Notebook LM-ist peaks suure tõenäosusega tulema sulle see vastus koos viitega sellele failile, kus see vastus on ja kus ta seal asub. Ehk siis sa saad seda nagu selle viite järgi väga kiiresti jõuda õigesse kohta ja ise kinnitada, et see vastus on õige. Sest nagu teised tehisintellekti mudelid, siis ka Notebook LM kipub hallutsineerima ja vahel ei anna ta sulle päris kõiki allikaid. Et seal peab samamoodi ise targalt kaasa alati mõtlema. Nii, nüüd siis natukene teistsuguse teema juurde, et video loomine. Videote loomiseks on Veo3 väga hea tööriist. Sinna saab panna nii tekstilist sisendit kui pildilist sisendit, saab luua realistlikke videoid endast näiteks, kus sa teed midagi, mida sa tegelikult päriselus ei teinud. Et kellel on huvi sellise asja vastu, siis soovitan Veo3 proovida, et ma olen neid päris mitmeid erinevaid proovinud ja ütleme, et see on selline, mis tõesti annabki realistlikke videosid tulemusi vastu. Ja siis NanoBanana, et nüüd paar päeva juba on olemas ka konkurent, kui tahate teha loovaid pilte, kasutage ükskõik kumba. Kas ChatGPT uut pildiloomismudelit või siis NanoBananat. Mõlemad sobivad väga hästi, mõlemad on väga loovad. Kui te tahate täpsust, kui te tahate teksti pildi peale, siis võtke NanoBanana. Et tal on matemaatiline pool on selles mõttes natukene parem. Ennem koolitust ma küsisin osalejate käest, et kas nad tahaksid midagi teada siit koolituselt. Ja keegi küsis, et tal on juriidilised dokumendid ja neid ta on proovinud nii Notebook LM-i kui ka teisi tööriistu, aga ta ei ole leidnud midagi, mis neid loeks. Siis tegelikkuses ongi niimoodi, et juriidiliste dokumentidega on väga keeruline.
juriidilisi dokumente või ütleme juriidilistele tekstidele, juriidilistest tekstidest ei saa täna mitte ükski keelemudel meil aru, kuna ma ise osalen ühe siis tehisintellekti loomises, mis on Kiivi AI, mis tegeleb just nimelt juriidilise tehisintellekti loomisega. Ma näen seda raskust ja seda detailsust ja see ei ole lihtne valdkond ja kahjuks minu teada ei ole meil väga häid mudeleid, mida kasutada. Et ma tean, et lepingute võrdlemiseks on Pactum, aga minu meelest nad tegelevad ainult siis tarneahela lepingutega ja Euroopas on veel EuroAI, ma ei tea, kas nemad oskavad selliste teemadega aidata, et Euroopa juriidilised dokumendid on väga spetsiifilise ülesehitusega ja tehisintellekti jaoks väga raskesti arusaadavad tänasel hetkel. Seega juriidilisi küsimusi pigem, kui te küsite, siis ükskõik millise tehisintellekti käes, siis need vastused, võtke väikse soolateraga neid. Nii, aga nüüd me jõudsime siis tänase põhiteema juurde, ehk siis kuidas kirjutada neid käsklusi. Et ma tõin siia välja 2 käsklust, üks siis nii-öelda hea ja teine nii-öelda halb. Esimene, kirjuta mulle müügikiri, vastus võib tulla ükskõik milline. Ja teine on siis natukene pikem vastus, mis siis on juba selline, millele sa saad ka võib-olla sellise vastuse, mida sa tegelikult tahaksid. Ja nüüd, kui me võtame selle hea vastuse tükkideks, siis me saame, et siin on antud tehisintellektile roll, ehk siis sa annadki talle mingisuguse rolli. See sobib väga hästi nende tööde puhul, kus sa näiteks tõlgid midagi, siis vastaspool on alati tõlk. Või siis, kui sa kasutad omal mingit teatud spetsiifilist turundustaktikat, et sa kasutad seal mingisugust mingid teatud inimese põhimõtteid, sa kirjutadki, et oled Dale Carnegie turundusspetsialist, palun kirjuta mulle selline asi. Et see on see hetk, kui sul on võib-olla pikemad ülesanded, need on püsivalt kogu aeg, sul annad talle rolli, sa oled see, kui ta peab olema keegi konkreetne. Seda sama asja saab tegelikkuses ka teistes nendes järgmistes punktides ära teha, aga see 4 punktist koosnev ülesehitus, mis mina olen siin välja toonud, on niisugune kõige tavalisem. Alati sa kõiki neid ei kasuta, aga enamasti selle järgi siis võib ennast joondada, et kas on kõik osad olemas ja kas ma olen nagu kõik endast teinud, et vastus tuleks ka väga hea. Et teiseks siis peale rolli tuleb anda alati tehisintellektile ülesanne, et võib-olla kirjutad pika jutu ära, aga unustad ära, et tuleb kirjutada ka, et mida ta tegema siis peab. Siis ta teeb ka ükskõik mida, seda, mida tavaliselt kasutajad kõige suurema tõenäosusega temalt sellel hetkel küsivad. Ja siis on kontekst, ehk siis kellele, miks me seda kirjutame, kas me läksime taga ennem tülli, kas me tahame teada, mis on tema tagamõte. Kõiki selliseid asju, kui sa annad talle selle konteksti ette, siis juba tehisintellektil on oluliselt lihtsam kirjutada sellist kirja, nagu sul on vaja ja see vastus tuleb selline, et sa pead seda üsna vähe muutma juba. Ja anna piirangud ja piirangud alati arvesta sellega, et mis tehisintellektile meeldib liialdada, ehk siis alati kirjutame, et ära liialda. Talle meeldib kiita. Kirjutame, et kritiseeri mind või kritiseeri mu kirja või kritiseeri mu teksti. Talle meeldivad loetelud. Kirjutame, et kirjuta palun täislausetega. Ehk siis kõik sellised asjad, mida me teame, et see tehisintellekt kogu aeg teeb, siis need asjad võiks alati sinna prompti juba sisse kirjutada. Nüüd lisaks on veel natukene ka teisi promptimise tehnikaid. Ehk siis olen siin mõned välja toonud. Esimene on näitlikustamine, kus sa annadki tehisintellektile näite. Et ütleme, et mul on üks selline tõlkeprojekt, kus mul on ette antud mingid teatud kriteeriumid, millele alati see tõlge peab vastama.
Seal on mingi teatud struktuur, milline ma tahan, et see välja näeks, isegi siis, kui mu sisend ei ole alati sellise struktuuriga. Siis on mul kõrvale salvestatud üks selline näidisvastus, mille ma alati siis kas uue vestluse alguses, vahel kui ta keset vestlust ära unustab, mis ta tegema pidi, ka siis kleebin talle sinna, et tal alati tuleks meelde. Isegi siis, kui ma olen tast juba loonud selle nii-öelda agendi, kes mul seal, kellel on oma süsteemi juhised ja kes taustal tegelikult tal on mingi info olemas, mida ta teab, et ta kogu aeg tegema peab. Ehk siis alati too näiteid. Üks näide on parem kui 3 lauset selgitust, et alati töötab paremini ja on arusaadavam kõigile pooltele. Siis samm-sammult on üks väga hea nipp, kuidas panna mudelit võib-olla kõvemini mõtlema. See inimesed kasutavad erinevalt. Idee on selles, et sa ütled talle, et lahenda seda ülesannet samm-sammult, mõtle pikemalt. Väga hea nipp, mulle just sõbranna rääkis paar nädalat tagasi, et mina arvan, et minu see AI stuudio, et need kõik aknad on omavahel seotud, et ta teab minust midagi. Mina ütlesin, et ei ole seotud, et ta ei tea sinust midagi. Tema vaidleb, et ei, et ta teab, et ma ütlen talle kogu aeg, et me eelmine kord seda tegime juba ja ta vastused lähevad aina paremaks. Ja siis paar päeva hiljem ma kuulsin, kuidas räägiti, et see pidi olema uus nipp, kuidas tehisintellekti panna kõvemini mõtlema, et sa ütled talle, et me oleme juba seda teinud ja sa tegelikult sa oled juba nii kõva spetsialist, et sa tegid seda eelmine kord mulle väga hästi, tee nüüd ka väga hästi. Siis see pidi panema ka tehisintellekti kõvemini mõtlema. Ja nüüd võib-olla kui vastanduda sinna kõvemini mõtlemisele, et siis teine pool sellest on ka, et kuidas et tehisintellektil on omad nõrkused. Näiteks tehisintellektid on loodud niimoodi, et mingitele küsimustele nad vastata ei tohi, neil on pandud piirangud peale, aga nüüd kui kasutaja on hästi kaval, viimase aja üks hea nipp on kirjutada luuletus. Nagu ma ütlesin, tehisintellekt töötab tõenäosuse peal. Ja kui sa kirjutad luuletuse, siis luuletus on poeetiline sõnade seadmine, mis tähendab seda, et seal ei öelda ka tihtipeale otse asju välja. Siis tehisintellekt saab su luuletusest aru, mida sa tahad, aga kuna see on esitatud luuletuse vormis, siis ta annab sulle ka asju, mida sa tegelikult teada ei tohiks. Et see on nüüd see teine eetiline ja mitte-eetiline tehisintellekti kasutamise pool, et kas sa kasutad seda neid trikke siis nagu hea tegemiseks, ehk siis sa paned ta enda kasuks paremini mõtlema või siis sa tahad sellega teha kellegile midagi halba ja küsida sealt mingit infot, mida tegelikult ta sulle anda ei tohiks. Ja kolmas meetod siis, kuidas veel hästi prompte kirjutada ja neid häid prompte saada, on see, kui sa küsidki tehisintellekti käest, et mul on selline plaan või mul on selline ülesanne. Ma pean tegema selle jaoks kõigepealt plaani, küsimu minu käest kõiki küsimusi, mida sul on vaja selle plaani koostamiseks teada. Siis ta esitab sulle mingi hunniku küsimusi, sa annad neile vastused ja siis ta paneb juba mingisuguse idee kokku, sa loed selle läbi, vaatad, kas see on õige ja võib-olla ütled talle veel, et küsi veel küsimusi, kui sul midagi arusaamatuks jäi. Ühesõnaga, et sa vestled aga seni kaua, kuni sa saad kokku täpselt sellise prompti nagu, või käskluse, nagu sina tahad tehisintellektile esitada, et ta annaks sulle selle tulemuse, mida sul vaja on. Ehk siis sul ei ole vaja ühtegi prompti kunagi kuskilt salvestada endale. Küsi tehisintellekti käest, kuidas seda lihtsalt kirjutada. Ja siis järgmiseks tahaksin ma nüüd jätkata selle promptide teemal, aga rääkida natukene sellest, et kui me räägime suurtest keelemudelitest, siis nendele kehtib kõik see, millest ma just rääkisin. Kui me räägime generatiivsetest mudelitest, mis täidavad mingit konkreetset ülesannet, aga on tekstilised. Ehk siis, kui sa tahad pilti, siis muidugi sa kirjeldad seda võimalikult põhjalikult, et see läheb sinna vestluse poolele. Aga kui sa tahad Notebook LMist mingeid andmeid kätte saada või sa tahad Perplexitilt mingisugust midagi kätte saada, esiteks juba see aken, kus sa küsimust kirjutada saad, on väike. Aga teiseks ta ei olegi mõeldud selleks, et sa talle tausta infot annaks.
ta ongi mõeldud semantiliseks võib-olla otsinguks Notebook LM-i puhul, et ta otsib märksõnade põhjal selle välja sulle täpselt need märksõnad, mis sa sinna ühte lausesse paned, need ta otsibki. Et ta ongi selliseks asjaks mõeldud, ta ei ole mõeldud selleks, et sa paneksid talle pika kirjelduse, mida sa teha tahad, sest ta otsib ainult sinu andmetest. ChatGPT, Claude'i, Geminiga, nendega vastupidi saab pidada pikki vestlusi maha ja hea vastuse saamiseks on kõige olulisem kontekst. Andke talle võimalikult palju konteksti alati. Kui te kirjutate prompte, kasutage täislauseid. Tihtipeale tehisintellektid saavad aru, kui sa jätad mõne sõna vahele. Isegi kui sa jätad mõne tähe vahele, ajad sassi, kuna nad töötavad tõenäosuse peale, siis nad tegelikult saavad väga palju aru sellest, mida sa tegelikult teada tahtsid või mida sa tegelikult küsida tahtsid. Aga Notebook LM ja need töötavad vastupidi pigem just hästi nende lühikeste küsimustega.